Vägivallatu suhtlemine, Svetlana Pärnsalu, psühholoog, loovterapeut, konstellöör. Igaüks meist võiks õppida suhtlema vägivallatul moel. Tavaliselt, kui meile midagi ei meeldi, siis me kas ründame teist inimest, me süüdistame, kritiseerime, nähvame või siis, kui me oleme rahulolematud, siis me vaikime, tõmbume endasse ja surume oma pahameele maha. Vägivallatu sõnum koosneb 3 osast. Esiteks on vaja kirjeldada olukorda, siis väljendada oma tundeid ja 3. oma vajadusi ja soove. Näiteks laps jätab riided vedelema. Tavaliselt vanem tuleb tuppa ja ütleb midagi sellist. Su tuba on täielik seapesa. Miks sa nii hoolimatu oled? Ma olen väsinud sinu järgi koristamast. Sellisel juhul on vähe tõenäoline, et laps tahab teha koostööd. 3-osaline sõnum näeks välja umbes nii. Kui su riided vedelevad maas, siis ma olen segaduses, ma ei tea, millised riided on puhtad ja millised mitte. Millised riided sa veel kavatsed kanda ja millised ma peaksin ära pesema. Ja see ärritab mind, sest ma ei saa kohe kõik mustad riided ära pesta. Palun, kui su riided on mustad, siis pane nad kohe musta pesukorvi. Siis ma saan need ära pesta ja siis sa saad puhtad riideid kanda. Või siis olukord, kus kaaslane istub telefonis selle asemel, et sulle tähelepanu pöörata. Üks variant on see, et istuda ja vaikida ja kui ta küsib, milles asi on, siis öelda ei midagi. Või siis oma pahameelt väljendada umbes nii. Milleks ma üldse siia tulin? Sa istud nagunii telefonis. Ma lihtsalt raiskan oma aega siin. Või siis kasutada 3-osalist sõnumit. Kõigepealt kirjeldada olukorda, siis väljendada oma tundeid ja siis vajadust ja soove. Näiteks. Me saime kokku ja sina oled 10 minutit olnud telefonis. Ma tunnen ennast kõrvale jäetuna, et ma ei ole sinu jaoks oluline. Ja see ärritab mind, sest mina võtsin aega sinu jaoks ja jätsin oma muud tegemised pooleli. Ma tahaksin sinuga koos kvaliteetaega veeta ja vestelda sinuga. Palun, kas sa saaksid telefoni ära panna nii kaua, kui me koos oleme? Või kui sul on oluline kõne või kiri saata, siis palun teavita mind sellest. Sellisel viisil ennast väljendades on suurem tõenäosus, et teine tahab sulle pühenduda. On väga oluline, et kasutada just neid 3 osa. Sest kui me ei kirjelda olukorda, siis teine inimene ei saa aru, mis täpsemalt toimub, mis siin täpsemalt häirib. Ja olukorda tuleb kirjeldada kasutades fakte, ei tohi anda hinnanguid. Näiteks sa oled hoolimatu, sa oled lohakas, isekas, süüdimatu, vaid kirjeldada võimalikult täpselt. Näiteks kui sa oled televiisoris õhtuti 6-9. Ja kui kirjeldada tundeid, siis teine inimene ei pea mõistatama, mis sinu sees toimub, vaid ta mõistab sind. Tuleb enda käest küsida, et mida ma hetkel tunnen. On see viha, on see süütunne, häbi, piinlikkus, nördimus või mure või kartlikkus. Ja siis seda siis väljendada. Ning 3. milline on olnud rahuldamata vajadus selles olukorras ja mida sa soovid. Näiteks perekond, kus ema koristab, teeb samal ajal süüa ja üritab veel lasta aidata koduste töödega ja mees istub, vaatab televiisorit. Siis selle asemel, et meest rünnata või siis vaikida, võiks ta öelda midagi sellist. Kui sa oled nädala sees 6-9 televiisori ees, siis ma tunnen, et sa ei hooli minust, et ma olen üksi jäetud ja ma olen kurnatud, sest mul on nii palju asju, millega tegeleda. Palun, kas sa saaksid mind aidata
näiteks, et sa paned ise õhtuti nõudepesumasinasse või saadad ise lapsed magama. Sellises olukorras teine inimene teab, millest on jutt, mida sa tunned ja kuidas ta saaks sind aidata ja toetada. Proovime samat asja teha, aga jätame mõne osa välja. Näiteks ei kirjelda olukorda, siis see näeks välja nii. Ma olen kurnatud ja väsinud, võta pool kohustustest enda kanda. Siis see võib teises inimeses tekitada segadust, et mis nüüd järsku viga on, sest ta ei saa aru, millest jutt käib. Mis siis, kui jätta välja tunded? See kõlaks umbes nii. Sa oled telekas 6-9. Palun pane lapsed magama ja tegele nõudega. Selline sõnum võib tunduda süüdistavana ja vähe tõenäoline, et teine tahab teha koostööd. Kui jätta välja vajadus ja soovid, siis see kõlaks nii. Sa oled õhtuti telekas 6-9. Ma olen väsinud ja rusutud ja üksi jäetud. Selline väljendusviis võib tunduda süüdistusena. Ja siis teine tõmbub kaitsesse ja hakkab võib-olla vastu ründama. Seega kõik 3 osa on väga olulised. Ehk siis kirjeldad olukorda, väljendad oma tundeid, siis vajadust ja soove. Ma loodan, et sellest oli abi. Head praktiseerimist!